No tervist! Olen jälle oma metsas. Istun siin tooli peal rahulikult ja vaikselt ja praegu on just siuke aeg, et mul on võimalus teha selliste asjadega tegeleda, mis mulle meeldib. Nokitseda, midagi ehitada. Ja täna on minu juures siin selline huvitav projekt, mis on seisnud juba 5 aastat äkki. Näitan siia peale, millega tegu on. Et mul on üks selline korralik pakk õõnes puu. See pakk on pärit Raplamaalt, Ummaro külast umbes 5 aastat tagasi, 4, 5, 6 äkki, ma täpselt ei teagi. Ja ma tõin sealt RMK raius seal metsa ja siis ma siikutasin sealt neid pakkusid endale Mustamäele ja siia ja igale poole. Aga kui selline ilus õõnes pakk kuskil metsas on, siis on kohe kahju lasta seda sinna. Kuna GoPro teeb igasuguseid imelikke asju, et lülitab ennast välja lihtsalt suvalisel hetkel või ma ei tea, mis uuendusi ta iganes teeb, siis alustan nagu otsast peale või siis jätkan samast kohast, kus ma pooleli jäin, et see pakk on pärit Ummaro külast Raplamaalt ja RMK raius seal. Ja mina tassisin Mustamäele endale siis kortermaja juurde inimestele istumiseks suured pakud ja sellise õõnes pakk nagu see siin, siis selliseid ei tahaks nagu raisku lasta minna. Et ideaalne linnupesapakuna kasutada. Kuna ta on nii kõrge, ta on 50 senti kõrge, äkki 60 koos selle katusega võib-olla veel rohkem, et siis ma arvan, et siia sisse mahub äkki õõnetuvi või ma ei tea, kaelustuvi, värpkakk või mõni suurem kakk äkki. Ja selline mõte on, et ma panin siia oma tööriistad valmis ja et ehitan selle lõpuks valmis, sellepärast et nii kaua on mööda läinud aega, kui see seisab siin ja lihtsalt häbi on ausalt öeldes. Lihtsalt häbi. Kui ma siia koju tõin, sellest on möödas mingi 5 aastat ja ma pole ikka midagi sellest valmis saanud teha. Et nüüd ma täna teen selle valmis ja panen homme äkki üles või ma ei tea, äkki panen täna või midagi iganes. Aga vaatame seda järgi mööda. Mul on siin tiksaar, akutrell, kruid, katusekruid, nuga ja siuke SPS materjal, mida mul katusetööde ajast on nii palju järgi jäänud siin, et mul siin ikka on teda. Ja seda saab ideaalselt panna siia peale, et vihm ära ei mädanda seda ja siis seda saab ilusti kasutada. Vaatame edasi. On selline ilus põhi olemas kohe sellele pakule, et siin ei ole muud kui lihtsalt välja lõigata. Aga kuna võiks teha lihtsamalt, et lõigata 4 lõiget, siis ma mõtlesin, et teen ikkagi tiksaega. Ja teen ilusti selle põhja valmis. Et
altpoolt vaadates oleks ilus. Võib ka teha, kõiki asju võib teha lihtsamalt, aga ei pea. Asju võib teha keerulisemalt ja kokkuvõttes ilusamalt. Vaatame, kuidas see nüüd õnnestub meil siin. Tiksaega lükkame. Nii. Kruvid alla ja saab põhja kinni. Need kruvid on taas kasutuses olnud, et pead on maha kulunud juba, et viskab üle natukene. Aga nüüd
saab selle põhja kinni talle ilusti. Ma arvan, et 6 piisab vast. Põhi on ilusti kinni. Ja. Kuna pakk on suur, ta on mingi läbimõõduga 190 millimeetrit ülevalt alt 240 äkki või midagi. Sobib pigem tuvile või mingisugusele väiksele kakulisele. Ja siis nüüd ongi see, et ma teen sellele kastile ühe augu, kuhu lind võiks sisse pugeda. Kuidas see kõige parem koht oleks, võib-olla siin. Ma ei teagi täpselt praegu. Võib-olla siin. Või siis siin. Ja, siin on väga hea koht tal. Ja selle ma lõikan ka tiksaega sisse. Selline 8-9 sentimeetrit lai auk. Ma lasen talle augu ette, siis on kergem seda tööd teha. Siin äkki paneme, ei teagi täpselt, aga noh, okei, lasen siia. Et selline auk on juba tihasele sobiv, 3 sentimeetrit paks. Ilmselgelt siia mingi laululind ei tule, et pakk on nii suur. Siis ma teen ta lihtsalt suuremaks. Silma järgi. Teen selle augu siia. Ja lõikan tiksaega.
sellega on ka valmis. Aga siin palju jäänud ei olegi. Katus on vaja peale talle panna ja kast üles sikutada. Lõikasin siukse SPS lapi, mis läheb siia katusele peale talle. Ja täpselt nii lihtne see ongi. Ja läheb peale. Ja kui siit kuskilt vett sisse tilgu talle, siis see katus kestab, ma ei tea, 50 aastat. Annan garantii talle. Annan tavaliste katusekruvidega teha kinni siia. Nii, minu meelest on ta valmis. Ja lasen alt kinni poole ainult kruvidega. Ei hakka ülevalt poolt laskma. Mismoodi puu külge panen, seda veel täpselt ei teagi. Aga võimalikult panen SFS kruvidega ikkagi. Et ei hakka mingeid konksusid aretama siia. Katus läheb kinni lihtsalt siit alt ja
Need on valmis. Täitsa valmis. Ja täitsa ilus ka, et ma ei näe küll mingit ühtegi võimalust, et kuskilt vesi sisse võiks tulla või midagi. Et ei. Säärane ilus katus ka. Siia võiks kruvi panna, aga mul ei ole vist. Siia võiks ühe lasta juurde. Päris raske on siin. Ma olen oma metsas kusjuures. Mul siin elektriliinid jooksevad. Ja siit alt on läbi minna. Päris raske on sikutada seda pakku. See kaalub mingi kuradi 20 kilo äkki või midagi. Niimoodi ei tundu võib-olla suur äkki, ma ei teagi. Aga kui ikka, vaadata kõrvalt, ta on ikka päris suur. Ma pean veel edasi minema siit. Ma mõtlesin, et panen selle paku üles ja sikutan redeli ka sinna valmis ja siis vaatame. Nii. Nii, tuvid on kohal. Ma arvan, et mingi 100 kaelust tuvi oli siin. See on minu põld tegelikult, aga ma rendin seda välja. Ja mul on siin kaelustuvid ja turteltuvid mõlemad. Ja ma tahan tegelikult selle paku panna siia enda põllu äärde. Ma arvan, et äkki sinna nurka. Või siis tegelikult siin on päris hea koht. Super hea koht on siin. Siin on üks mänd. Ma jätsin selle mäini kunagi alles siia. Ma panen selle siia üldse. Jah, see on hea koht tegelikult. Ma saan siin okste vahele panna selle. Väga hea. Huvitav jah, et tänavu aasta on siin see lüli niimoodi kohati lamandunud. No oleks keegi siin lamamas käinud, aga niimoodi ongi vist, et siit jooksevad rajad, loomarajad jooksevad täitsa. Ja siin mul on lesimus, mul on siuke tunne. Ja siin on tuvi on ka siin. Tuvi sulad on siin. Tuvi on ka täitsa siin olemas. Et siin on ma ei tea, mis nad teevad siin. Kogunevad ennem sügist või mida iganes. Ei tea. Aga tuvid siin on. Aga mingi loom on siin püherdunud nagu, et täitsa kohe kas siga teeb selliseid jälgi, ei oska öelda. Võimalik tegelikult ju. Et see koht on lamandunud siin. Ja siin on ka veel üks hea koht tegelikult, kus me saaksin panna selle pesarasti.
väga ideaalne koht. Ja tuvi või mõni kakuline võib siia vabalt sisse tulla elama ja vaatame siis edasi. Okei, ma olen praegu kinni. Ja siis vaatame. Otsustasin panna ikkagi siia selle esimese aliku juurde, mida ma siin enne vaatasin. Et ta on mingi, mis ta on, 7-8 meetrit äkki. Ja siis pakk jääb nagu ülespoole. Okei, hakkan pakku lükkama, vaatame, mis saab. Nii, sain tehtud selle. Et jälle ei olnud päris lihtne panna seda siia üles. Võttis aega ikka omajagu. Abimees siin, Milwaukee. Ilma temata ma ei oleks midagi saanud teha. Ja siis vaatega siia minu põllu peale. See põld on minu oma, aga siis rendin välja siit mingit osa. Pili on ilus see aasta. Ainult, et siin on nagu täpselt selle koha peal, kus ma selle kasti panin, on nagu mingi lamandunud kõik. Nagu oleks loomad käinud sinna midagi teinud. Siin tundub küll, et siin on sead või põõrad on magamas käinud. Et siuke loomed on koht nagu, aga jah. Sain selle paku üles lõpuks, et korralikult võttis aega. Et siia saaks äkki kaelustuvi tulla äkki elama, ma ei tea. Pakk on korralikult kinni puu küljes. Katus on ka, et siit ei saa vesi sisse talle kuidagi moodi. Aga miks mitte ka näiteks mingi kakuline siia. Nii. Haamer. Et mõni kakuline äkki siia. Saab siit hiiri püüda või midagi. Ei tea. Võib-olla järgmine aasta pole mingi eraldi rajakaamera, et näha, kes siin on või kes toimetab. Viitsin siin ise nagu nii kaugele käia, et ma olen oma siit majast mingi 300 meetrit ette. Natukene maad ikkagi siit läbi metsa minna. Aga vaade on tal ilus. Noh, jah. Siit ma ei hakka linnule vast oksi eest ära murdma, et saagime. Iga lind teab ise, mis koha ta endale pesaks valib, nii et seekord see selline video, et
aga olgu, järgmise korrani.